donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere! Kuidas läheb? Kõht täis? Mul ka. Sõime mingisugust imelikku, ma ei tea, on siis kartulipuder või? Igal juhul meile see ei meeldinud eriti, kuidagi naljakalt klimpi tõmbas ja siuke imelik oli. Sööd mingid kotletid ja üldiselt on meie Baierimaa reis sellega läbi. Et homme hommikul siis alustame sõitu Dortmundi poole. Et kõik, mis me näha tahtsime, oleme me üldiselt ära näinud. Täna on siis veel asjade pakkimine natukene ja natuke veini võime veel juua. Eks ju? Ja siis hakkamegi homme hommikul minema. Metsingeni me minna ei saa kahjuks, kuna me avastasime, et homme on ju pühapäev ja seal on kõik poed kinni. Nii et siis on sõit otse Dortmundi. Hommik on käes jälle ja oleme juba teel. Sõidame siis Baierimaalt ära ja Dortmundi poole. Hetkel oleme Austrias tanklas. Tankisime autot. Ja nüüd sõidame siis edasi. On umbes 700 kilomeetrit on sõita. Osa sellest on juba selja taga ka, nii et 650 veel vast. Ross seal mäe otsas on. Jaa. Ma nüüd igal pool on mäed ümber ringi. Palju tuleb vastu, jah? Meie nüüd tuleb palju. Pühapäeva hommik, ma ei tea, kas nad lähevad kõik. Meil on siis umbes 130 kilomeetrit veel Dortmundist ja praegu tegime siin ühes bensukas väikse peatusel. Sõime ühe võiku. Puhkame jalga pikast istumisest ja siis jätkame sõitu Dortmundi poole edasi. Enam ei ole palju jäänud varsti. Varsti hakkame kohale jõudma siis. Rekkad siin kõik seisavad, kuna on pühapäevane päev, sõita nad ei tohi. Ootavad homset. Me ilmselt oleme Dortmundis, aga mingit silti me jälle ei näinud. Nii nagu nad kõik on, kuidagi märkamatult hakkavad linnad pihta. No niimoodi paistab päris roheline linn. Kuidagi vaikne on lõpes surnud. Pühapäeva ka. Jõudsimegi siis kohale. Selline igavene uhke hotell on meil. Hotell Dortmund Unique. Väga peen vastuvõtt oli. Me tundsime ennast kohe halvasti, et meil ei ole korralikku ülikonda ja pidukleiti seljas. Aga vaatame, tuba pidi 3. korrusel olema. 308 vist. 308 on toa number, jah. Ja 121 €, 2 ööd.
ja nüüd siis lähme otsime oma autole parkimiskoha üles, see pidi olema siit ikka paremale ja veel korra paremale ja siis mingi garaaž. Ja parkimine oli siis 13 eurot öö, nii et selle eest tuleb veel eraldi juurde maksta. Aga nüüd lähme siis parklat otsima. Võitsime parkla üles, siia maja all selline parkla. Et nüüd siis lähme otsime toa üles. Nii selline. Esmapilgul on see tuba igal päris uhke. Näe, kompsi on meile siia jätud ja on ikka kompsid või? On jah. Ma mõtlesin, äkki ei olegi kompsid. Et äkki on midagi muud. Vaatame ikka telekas on. Niimoodi see raami sees. Selline uhke töölaud ja vaatan vannituppa ka. Aga istumine ühele tool on üks jälle. On üks tool ainult. Naljakas nagu. On siis ikka vann saint väga. Et selle eest kraanikausse on 2. Nii, mina ei hakka sinuga koos abet ajana. No ma pesen. Ambaid ajan. No jah. Vaataks korra, mis siit aknast paistab ka või? On jälle teise külje peale. Teise külje peale jälle. No jah. Ja siin siis sees meie hotell väljast. Siin on üsna suur liiklus, aga üldiselt teisel pool teed on kohe jalakäijate tänav, nii et selles mõttes on hotell hea koha peal. Rõdu pole tahab toimida üldse. Rõdu pole toimida. Näe, vaata selliseid ma nägin enne ka kusagil, mis need on siin selle Dortmundi mingid maskotid või? Näe, seal on veel üks. Päeval on jalakäijate tänav nii tühi. Sinnapoole. Siin on mingi kohvik veel. No lähme vaatame. Käisime siis poes, ostsime endale midagi süüa ja nüüd lähme siis hotelli tagasi, et lihtsalt puhata. Siin pole pühapäeva õhtul midagi suurt targemat teha ka, kõik on kinni nagunii. Siin keskuses käisime. Tuli. Mis teed siin? Juudatsin. Täna on siis esmaspäev, 9. juuni ja meiega juhtus siis nii, et nüüd me oleme jälle tee peal. Et kuigi me oleks pidanud täna tegelikult oma päeva Dortmundis veetma. Aga tuli välja nii, et neil on mingi riigipüha täna, mis tähendab seda, et absoluutselt kõik poed on kinni. Ja seal poleks mitte midagi teha olnud. Ja siis me lihtsalt ei viitsinud seal hotellitoas nüüd passida ja et homme oleks olnud väga pikk sõit. Et siis me hoopis otsustasime nüüd sedapidi teha, et me hakkasime sõitma. Panime endale ühe öömaja Berliini lähedale, Berliini ringile. Ja sõidame siis pool homsest teest juba täna ära. Ja siis meil on homme rahulikult aega seal Berliini ringi peal vaadata ühte kaubanduskeskusesse. Ja on homme vähem sõita ka. Nii et me väga loodame, et see on õige otsus. Hotell oli meil muidugi makstud 2 öö eest, aga nad lubasid krediitkaardi peale mulle midagi tagastada selle 1 öö eest raha. Nii et eks seda vaatab siis palju sinna raha laekub selle eest.
aga noh, loodame, et me tegime õige otsuse ja oleme nüüd siis praegu Berliini poole teel hoopis. Sõidame siis endiselt. Oleme kusagil Magdeburgi lähedal. Vahepeal tee natuke kõrgemal oli, siis vist Magdeburg paistis eemalt, aga praegu kadus jälle ära määrab. Kohe oleme jälle kõik otsas. Et Berliinini on umbes 150 kilomeetrit veel. Pole enam kaugel. No nagu Tallinnast Viljandisse 155. See on ju tegelikult väga vähe. Tallinn Viljandi. Ilm on hästi soe. 33 kraadi on väljas. Nii on see juba olnud paar päeva siin vähemalt. 2-3 päeva vist isegi. Jah, 3 päeva, jah. Nii et vaatame. Varsti jõuame siis hotelli jälle. Mis sa teed? Remondin autot. Remondin autot. Remondid autot. Jah. Meil tekkis vahepeal hirm, et meil kukub pamper küljest ära. Nüüd Arvi peab selle teibiga kinni siis. Et siis veab ikka koduni välja vast. Mingis tankis. Ei ulata sinna serva taha, et kinni. Jõuame König Wusterhausenisse, kus siis ongi meie hotell. Nägid, kuidas muru sees oli kirjutatud König Wusterhausen? Jaa. Kas hotelli ka siis üles leida? Pisike linnakene on siuke paistab. Vasak pööre. Noh, oma hotelli me leidsime igal juhul üles, siuke väike tänav. Sofienov. Kohe lähme vaatame sisse, ka jube ja lillelõhn on siin mingi. On ju, tunned? Ilus koht, jah. Kohe lähme vaatame sisse ka siis. Selline tuba siis. Niuke nurgavoodi. Ma ei tea, mis popmasin see seal on. Kell ja raadio või mis asi seal on seal nurgas? Kell ja raadio vist. Vist jah. Telekas on muidugi äge. Aga muidu on täitsa okei ju. Nii, vannituba. Midagi erilist, aga noh. Ei midagi erilist, aga vajadustega saab hakkama. Vetsupott on juba olemas ja isegi vetsupott. Vaata, siin on ka need 2 härjat kraami seina peal. On jah? Kus asjad need on? Ma ei tea. See mõistlik. Pole aimugi. Jaa. Väike esik, kapid ja... Vast tegime hea otsuse, et siia tulime siis. Ja nii jõhkralt seda kohta. Kuule, ta on sinna täitsa augu sisse toksinud ja... Ilmselt on seal mingid putukad sees, ega ta muidu... No, käisime siis siin kaubanduskeskuses A10 Berliini ringil. Tegemist on meeletult suure kaubanduskeskusega. Me jõudsime sellest, ma ei tea, võib-olla 1/10 praegu läbi käia. Teisel pool teed on veel neid kaubanduskeskuse hooneid. Siin on ainuüksi autokohti pidi olema 4000 parkla kohta. Et hästi suur keskus. Isegi Eesti kaubamärgid olid olemas, mida me avastasime. Ja nüüd me siis võtame edasi suuna Varssavi peale. Õhtuks tahame jõuda Varssavisse ja siis koju. Kõps tuli hoopis filmima, kuidas sa tööd teed. Kas saab selle? Ma määrin käpad ära. Et me oleme juba siis jälle Poolas.
armsas Orlani tanklas. Tangime, peseme. Ja siis lähme edasi sinna Varssavi poole. Meeletult on neid rekasi vastas suunas. Ja hakkas pihta Berliini ringi. Täielik ummik on, et ma tahtsingi näidata. Ja niimoodi seisavad ja ma ei tea, nad jäävad see tundideks seisma seda, see lõppu pole nähagi ju. Ma arvan, see on üks 1000 rekat juba. Jah. Need on jah, sealt Berliinist saadik praktiliselt Berliini ringi peal. Ja praegu me oleme Poolas otsapidi, see on juba ju mitukümmend kilomeetrit. Meeletu kogu kahes reas on nad ju veel. Ja vaesed sõiduautod, kes siin vahel on, nendel pole ju ka mitte kuhugi minna. Lihtsalt seisavad ja ootavad. Siit toimub. Sõidame siis Varssavist ära kodu poole. Viimane päev, 11 juuni vist, jah. Tahtsin Poola Varssavi neid kortermaju ka näidata. Aga sa jõnksutad, sa ei lase see ilmida korralikult. Kell on meil 9 umbes. Ilm on juba soe, ilus 26 kraadi väljas. Ja pikk tee on ees, üle 1000 kilomeetri. 90 lõpp. Mis siis on? 90 ära. Hoia vasakule. Siis on nii palju, kui tuleb. 80 annab. Poolakad ehitavad selliseid tunneleid juurde. Siin ehitused pooleli tee peal. Kehtid tunnelid? Tegelikult nad on öösel eriti kehtid. Sõita. See oli kuidagi valgus, oli selline huvitav nendes. Päeva väiksusega isegi häiristatud. Väike jalasirutus peatus Poolas. Aknapesuvedelik on kusagil põhjas otsima. Üks kaubalaad. No ikka kõige kaugemal. Tee ääres on mingisugune hotell. Aga siin on huvitav, siin on mingid ristid. Nagu Leedus Ristimägi on. Poolas ka midagi sarnast aretavad. On palju neid riste kohe. Huvitav. Pidime omal siin marsruudi ringi panema Tommi peal, sest millegi pärast tema otsustas, et ta tahab meid läbi Valgevene viia. Aga meil ju Venemaa viisat pole, me ei saa minna läbi Valgevene. Nii et nüüd manööverdasime ringi natukene siis. Umbes 800 kilomeetrit võid sõita. Et kell on siis vahepeal 8 saanud. Meie oleme Lätis. Juba Riiast nagu Eesti poole jõudnud, jah? Riia ringi pealt möödas. Kohe lähme tangime ja siis lähme poodi. Just. Lähme ostame veel midagi koju süüa. Ja siis on meil veel natukene vähem kui 300 kilomeetrit koju. 295 praegu. Jah. 500 meetri pärast. Hoia vasakule. Näed, Jüri ka räägib vahepeal. Et
et üldiselt on siis reis meil sellega läbi. Oli tore reis. Läheks iga kell uuesti. Ka veel ja veel. Aga kus ma nüüd? hoia vasakule. Tohtiski minna sinna veel. Mingi väike ringi sõitist. Aga see vist väga oluliselt ei muuda meid. 155 kilomeetrit annab siit praegu ringi. Ma arvan, et siin on mingi mööda sõit lihtsalt tehtud. Naljakas. Et aga sellega siis loeme reisi lõppenuks ja kui mitte enne, siis järgmine suvi jälle.